Nii, tere päevast ka minu poolt, kuna me võõrkeeles selle sõnumi saime, et salvestus on pihta hakanud, siis läheme kohe teele. Suur aitäh, et te olete sellisest tuulisest pärastlõunast tunnikese valmis pühendama, et ühel olulisel teemal kaasa mõelda. Nagu Jaan juba mainis, minu nimi on Taavi Kreitsmann. Hetkel töötan Haridus- ja Teadusministeeriumis, aga ka enne seda jõudsin 4 aastat äh, olla nii õpetaja kui ka koolijuht. Ja minu töölaual ongi ministeeriumis õpetaja kvalifikatsiooni teema peaasjalikult, aga lisaks sellele siis ka veel õpetaja maine, ütleme staatus ühiskonnas ja ka sihuke tunnustamise pool. Ja täna tõesti järgmised kuni 60 minutit kutsun teid kaasa mõtlema siis sellisel teemal, et õpetaja kvalifikatsioon, millest on eriti palju juttu olnud pärast märtsi alguses jõustunud karjäärimudelit, et mis see on, kellele see võiks vajalik olla ja lõviosa ajast suuname siis sellele, et kuidas seda hinnata. Enne seda, kui läheme sisu kallale, siis mõned sõnad ka sellest, kuidas me täna siin toimetama üheskoos hakkame. See nüüd ei tohiks kellelegi üllatus enam tulla, et tõesti salvestama oleme asunud, et saaksid hiljem ka need ennast kurssi viia, kel täna pole võimalik meiega liituda. Küsimused ja ääremärkused, mida ma väga-väga julgustan teid kommentaariumisse lisama, et need esialgu palun jättagi kommentaariumi. Me vaatame selle tänase kohtumise lõpus, et kas meil on aega, et saame avada ka mikrofoni, ütleme, elavamaks aruteluks, aga on väga suur tõenäosus, et võib-olla esimese 7 minuti jooksul tekkinud küsimust ma jõuan juba meie tunni teises pooles võib-olla katta. Nii et esialgu pange need julgelt kommentaariumi kirja. Kui juhuslikult peaks mõni jääma vastamata, siis võtame selle kõik sisendi endaga kaasa ja täiustame kasvõi meie kodulehel olevaid korduma kippuvate küsimuste sektsiooni või püüame mõnda muud moodi teiega ühendust saada. Märkasin, et meie seas võib olla ka alushariduse huvilisi. Teid ma teps mitte ei peleta siit videoaknast eemale, võite julgelt ka jääda ja kaasa mõelda, aga lihtsalt infoks seda, et teile on plaanis juuni esimeses pooles ka eraldi videokohtumine kvalifikatsiooni teemal. Et täna ma tõesti keskendun suuresti üldharidusõpetajale, kuna nende kohta on laekunud meile kõige rohkem küsimusi. Ja lisaks ütlen ka veel seda, et kuigi laekunud küsimuste hulgas oli terve rida siis karjäärimudeliga, õpetaja karjäärimudeliga seotud küsimusi, et täna keskendun siiski kvalifikatsiooni teemale. Tõsi, neid kahte selles mõttes ei saa päris lahutada, et kasvõi juba selle nurga alt, et selleks, et näiteks liikuda karjäärimudelis õpetaja astmele, peab õpetaja kindlasti vastama kvalifikatsiooni nõuetele. Nii et selles mõttes on see seos seal selgelt olemas. Aga täna läheb lõviosa ikkagi aurust meil kvalifikatsiooni teemale. Kuigi, kui neid kokkupuutepunkte tekib, kindlasti neid seoseid kavan. Ja viimasena lihtsalt ette juba eos vabandan ära, et ma ei kipu paljuga elus liialdama, aga sõna tegelikult on küll üks nendest, mida ma olen varasemates sõnavõttudes lausa kuritarvutanud. Nii et palun siiralt vabandust, kui see ka täna peaks nii juhtuma, et üritan ennast küll kontrollida, aga et siis olge hoiatatud, et asjad, millest ma räägin, ma kindlasti neid tegelikult mõtlengi, isegi kui ma iga lausungi ette seda nii päris ei ütle. Nii palju korraldusest. Aga läheme siis vaikselt teele. Kuna meil on praegu siin videoaknas
suure tõenäosusega inimesed, kes on juba kas ennast pühendanud või pühendamas haridusmaastiku kündmisele, siis tõenäoliselt väga pikalt ma ei pea rääkima sellest, et milles seisneb õpetajaameti olulisus, et kuidas ta peale tulevat põlvkonda kujundab, kuidas õpetajaamet endas kannab lisaks siis teadmiste edasiandmise väärtuslikule funktsioonile ka niisugust eeskuju rolli. Ja lisaks on ju neid lapsi ja noori, kelle jaoks täiskasvanu võib-olla ongi see hooliv ja märkav inimene elus. Nii et väga pikalt sellest ei hakka rääkima, aga noh, tõesti kasvõi need metafoorid ja kõnekäänud, mis on meil õpetajaga seotud, annavad sellest märku, et oluline see amet on ja lähitulevikus ta meie seast kuhugi kadumas ei ole. Küll aga niisugune vähem proosaline põhjus, miks see kvalifikatsioon oluline, on see, et õpetaja töötab reguleeritud kutsealal nagu paljud teisedki ametid ja mis tähendab, et me oleme seadnud teatud ootused, meil on teatud ühiskondlik kokkulepe, mida me õpetajalt ootame, kes klassi ette asub ja need ootused on meil kirjeldatud kutsestandardites. Me nüüd proovisime selle küll läbi, vaatame, kas õnnestub, et loodetavasti nüüd teie ees on Kutsekoja koduleht, kus on ilusti olemas SAK, kutsestandardid. Kui te juhuslikult ei ole siia jõudnud, soovitan siia kiigata. On siin ka abibüroo tehnikud ja igasugused muud põnevad tegelased, nagu näete. Aga meie huvi suuresti on seotud õpetajaga. Ja siit kohe need kutsestandardid meil ka ette tulevad. Ja siit on võimalik siis vaadata seda, et mis see ühiskondlik ootus on, millest ma rääkisin. Et kutsestandard on niisugune hästi oluline dokument, mis muuhulgas on aluseks meie täienduskoolituse korraldusele, meie õpetaja baaskoolituse, õpetajakoolituse õppekavadele. Ja kui te lähete näiteks kutset taotlema, kutsest räägin hiljem põhjalikult. Kui te lähete näiteks kutset taotlema, et siis kutsestandardis kirjeldatu on see, mille osas teilt siis oodatakse nende kompetentside tõendamist. Nii et väga tänuväärne leht, kuhu me tuleme veel täna tagasi. Loodetavasti on nüüd taas ees minu ettekanne ja saame siit edasi liikuda. Kellele võiks vajalik olla, et õpetajal see kvalifikatsioon olemas on? No me teeme kõike ju haridussüsteemis ja koolides, lasteaedades, kutsekoolides, haridusasutustes. Teeme kõiki õpilase heaolu ja arengu toetamiseks, tagamiseks. Ja kui õpetaja on professionaal, kui me teame, et tal on see vundament on laotud, et siis see on ka õpilase huvides, sest et muuhulgas õppija toetamine, näiteks õpetaja enesehoid on mõned siis niisugused peamised kompetentsid, mis on ka kutsestandardis kirjeldatud. Koolile ja kogukonnale on kvalifikatsioon märk sellest, et õpetajal on need ametialased oskused omandatud. Oluline võib-olla ongi siin rõhutada seda, et kvalifikatsiooninõuded kui sellised on pigem ikkagi selles mõttes see miinimumstandard, mida me ootame õpetajalt. Et tänapäeval vaevalt, et õpetaja hakkama saab ilma olemata õppiv, ise õppiv ja õppimise eestvedaja. Aga kindlasti ta märku sellest annab, et see vundament vähemalt on hästi laotud. Ja ka õpetajale endile, et rahvusvahelised uuringud, sealhulgas TALIS, meile seda näitavad, et professionaalsed õpetajad püsivad ka oma ametis, nendel on kõrgem enesetõhusus, nendel on sügavalt juurdunud ametialane identiteet ja need on sellised olulised oskused, et õpetaja tunneks ennast nii klassi ees kui õpetajate toas, kui õhtul kodus, tunneks ennast hästi, kindlalt ja tunneks oma tööst rõõmu. Aga mis ka siit juba korraks läbi käis minu suu läbi, et see kvalifikatsiooninõuetele vastavus ei tähenda automaatselt kohe suuremat professionaalsust ja empaatilisust. Et see on siiski miski, mis seab sellise
vundamendi, niisuguse lähtekoha ja, ja ühiskond meie ümber on pidevalt muutuv ja kui me soovime, et õpetaja sooviks seda tähenduslikku suhet õppuriga seal klassiruumis luua, mis on tegelikult iga õppimisprotsessi alus, et siis õpetaja ise peab olema ka valmis ennast arendama ja juurde õppima ja noh, sellest ka nagu see kvalifikatsiooni nõuete, nõuetele, kuidas me läheneme, et sellest see lähtub. Sellest ma räägin mõne sõnaga täpsemalt järgnevate slaidide jooksul. Kuid teie lahkel loal läheksime edasi sisu juurde, et kuidas selle hindamisega, kvalifikatsiooni hindamisega peaks algust tegema. Kõigepealt ma avaksin veel ühe veebilehe, et me ei ole siin õpetajaid ega koolijuhte ega ka omavalitsuse haridusspetsialiste jätnud ise hämarasse metsa orienteeruma, et oleme loonud erinevaid juhendeid selle protsessi toetamiseks, et meie kodulehel kutsekvalifikatsiooni all, siin on olemas muuhulgas ka viited kutsestandarditele näiteks, erinevaid viiteid siis juriidikale, mis kvalifikatsiooni puudutavad. Lisaks siis koht, kus Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool pakuvad sellist tänuväärset tuge nendele, kes soovivad õpetajaametisse suunduda või mõtlevad sellest ametist. Aga siin all on täitsa olemas ka 3 juhendmaterjali, üks üldhariduskooli jaoks, üks alushariduse jaoks ja 3. juhend, mille me pärast ka avame, mis siis on nende dokumentide vastavuse hindamiseks, mis on omandatud juba ammu aega tagasi. Ei ole need sellised 50-leheküljelised almanahid, et oleme üritanud siia ikkagi loetud lehtedele võimalikult loogiliselt ka selle protsessi lahti joonestada. Ja millest see keerukus võib tulla, et on lausa vaja 3 erinevat juhendit näiteks seal orienteerumiseks? No on tulnud sellest, et hariduspoliitika ka siin pärast taasiseseisvumist ei ole seisnud paigal, vaid oleme teinud muudatusi, mis mingitel juhtudel on mõjutanud ka õpetaja kvalifikatsiooninõudeid, kuid tulenevad ka näiteks sellest, et meil on jätkuvalt hulgaliselt õpetajaid, kes on omandanud hariduse 30-40 aastat tagasi näiteks, mis ei ole olemuslikult kuidagi halb, aga mis tähendab, et neid on kohati keeruline võrrelda tänapäeval antava õpetaja koolitusega. Üks oluline tärmin on 2002 aasta 1. juuni, kui jõustus kõrgharidusreform, kus me siis liikusime üle praegu hästi tuttavale 3+2 õppekavasüsteemile. Enne seda olid näiteks väga levinud ka 4-aastased niinimetatud pikad bakalaureused, millele tehti juurde näiteks niisugune 40-punktiline aastane õpetaja siis koolitus, õpetaja tunnistus. Lisaks umbes sel samal ajal, seal ütleme 4 aastat enne ja pärast näiteks aastatuhande vahetust, oli ka erinevaid kõrgharidust pakkuvaid asutusi, millel küll võis olla koolituslitsents, ehk nad võisid õpet läbi viia, aga võis olla õppekavu, mis olid riiklikult akrediteerimata, ehk siis meil ei olnud seda kindlust, et see õpe, mis läbi viiakse, on päriselt kooskõlas ka tolle hetke riiklike ootustega. Ja lisaks siis üks väga oluline tärmin on õpetaja kutsesüsteemi jõustumine 2013. aastal. Enne seda veel paljudele tuttav atesteerimissüsteem oli meil käigus ja pärast seda siis juba tekkis meil see Euroopa kvalifikatsiooniraamistikul tuginev siis eestööõpetaja kutsesüsteem. Ja lihtsustatult sellest samast viimasest tärminist ma alustaksingi, et hästi oluline moment on see, et kas isik, kelle kvalifikatsiooni me hindame, et kas tema on omandanud oma tasemehariduse siis enne seda kutsesüsteemi jõustumist või pärast kutsesüsteemi jõustumist. Ja alustame võib-olla natukene sirgjoonelisemast poolest, ehk siis sellest, et kui see haridus on omandatud pärast
kutsesüsteemi rakendumist ja siis saamegi tõtata põhikooli ja gümnaasiumi seadusesse, millest me ei saa täna üle ega ümber. Et seal on meil need kvalifikatsiooninõuded ka ilusti kirjas. Tõenäoliselt paljude tuttav sihuke püha kolmainsus ehk tasemeharidus, magistrikraadi me õpetajalt ootame. Ootame temalt siis õpetaja, vähemalt õpetaja tase 7 kutset ning eesti keele oskust vastavalt siis keeleseaduses sätestatud nõuetele. Minu ettepanek on see, et me võtame need kolm komponenti pulkadeks lahti õige pea ja see ehk aitab natukene ka seda koondpilti paremini kokku panna. kuid enne seda, kui me sinna läheme, siis toon veel ka välja, et siin käesoleva aasta alguses jõustunud põhikooli ja gümnaasiumi seaduse muudatustega meil tekkis sinna siis ka paralleelne viis kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks. Ehk kui isik on olemas doktorikraad ning eesti keele oskus. Et nii tõesti sai kokku lepitud, et kuna siis doktorikraadi omandamisel ka pedagoogilised ained täiesti õppekavas olemas on, et siis seal eraldi me hetkel õpetaja kutset ei nõua, kuigi kunagi see paha ei tee, sest õpetaja kutse taotlemine võimaldab niisugust eneseanalüüsi oskust arendada ja saada ka peegeldus oma hetkel siis olemasolevatele kompetentsidele. Mainisin ära ka selle lõike 5, mis reguleerib valikaine ja valikkursuse õpetaja kvalifikatsiooninõudeid ja seal on nüüd paindlikkust rohkem, et ootame kõrgharidust, pedagoogilisi kompetentsi ja eesti keele oskust. Nüüd, kes peaks hindama nende pedagoogiliste kompetentside olemasolu, näiteks selle valikaine või valikkursuse õpetaja puhul? Me oleme Eestis jätnud siin päris palju autonoomiat koolijuhile. Et koolijuht on see, kes siis saab vaadata seda õpetaja või siis õpetajasametisse suunduja laiemat tausta, nii tema varasemat haridusteed, täienduskoolitusi, enesetäiendust, võib-olla ka töökogemust. Et sellepärast ongi seal nimetatud, et kompetentside olemasolu, mitte eks ole ainult siis kvalifikatsiooninõuetele vastavust, vaid kompetentside olemasolu hindab tööandja ehk direktor, kuna temal on see laiem pilt olemas. Aga nagu ma välja pakkusin, võtaksin nad ükshaaval ehk siis tasemeharidus, kutse ja eesti keele oskus. Alustame kõigepealt sellest tasemeharidusest ja need, kes on selle maailma kokku puutunud, eeskätt eeldan, et siis juhid on teadlikud, et see maailm on hästi kirju, natuke seotud sellega, mis ma just äsja avasin, et selle 30-40 aasta jooksul, mil õpetajad on oma hariduse omandanud, on olnud erinevaid kõrgharidust pakkuvaid asutusi. Nendel on olnud erinevaid sõsarasutusi ja eesmärk tegelikult on ju see, et kellegi varasemalt omandatud haridus ei tohiks selles mõttes saada annuleeritud või et ühel hetkel see ei oma enam mitte mingit kaalu. Olulist ongi see, et püüda neid kuidagi nii palju, kui see on võimalik, siis võrrelda hetkel pakutava haridusega ja me ei pääse sellele dokumendile otsa vaatamisest üle ega ümber. Et seal on palju olulist infot kirjas ja vajadusel tuleks otsa vaadata ka hinnete lehele või akadeemilisele õiendile. Küll tasemehariduse puhul aitab meid väga siis diplomi seerianumber, nagu te praegu siin näitelgi näete, mis on siis Tallinna Pedagoogika Ülikoolis omandatud 1995. aastal. Et AC on see seerianumbri algus ja korraks panen ette võib-olla kõige mahukama nendest kolmest juhendist, ehk siis see viimane Eesti Vabariigi ja endise NSV Liidu haridust tõendavate dokumentide ja kvalifikatsioonide vastavuse juhend. Et see on tõesti üsna mahukas, aga seetõttu just, et siin on muuhulgas ka pildimaterjaliga, siis kõik need erinevad diplomid ja tunnistused välja toodud. Ja lisaks on siis ka siin kirjeldus, et mida peaks seal diplomil, panen ta natukene suuremaks, et mida peaks seal diplomil otsa vaates, mida peaks seal tähele panema ja kuidas siis ära tunda ka seda, et mis diplomiga on tegu ja mis tasemele
ta siis praegu kehtivas süsteemis vastab. Et see on üks suur abimees, kui me räägime haridusest, mis on omandatud eriti siis juba aastakümneid tagasi. See, mis see rakenduskõrgharidus praegu tähendaks kvalifikatsioonile vastavuse puhul, sellest ma räägin natukene hiljem, aga nii on võimalik seda tasemeharidust vaadata. Mõnel juhul aga on see tasemeharidus omandatud näiteks välismaal, et siis see juhend meid ei pruugi aidata, aga aitab Eesti Enikarite Keskus ja nemad teevad seda selles mõttes tasuta, et sealt on võimalik saada siis välismaal omandatud tasemeharidusele see tunnustamine, et mis tasemele ta vastaks meie süsteemis, et kui näiteks on Indias omandatud magistriharidus mingil erialal, siis eniknarik on see, kes saab öelda, et kas ta ka meie süsteemis vastab magistriharidusele. Siin on nüüd näide sellest kinnituskirjast, mis sealt Enikarite Keskuselt hiljem siis tuleb ja on näha, et see vastavus tasemeharidus on ilusti siin välja toodud. Mida aga Enikarite Keskus ei tee? Nemad ei anna hinnangut selle kohta, et kas see haridus on erialane, sealhulgas pedagoogiline, mis on meil oluline teadmine, kui me hiljem jõuame rakendussätteni. Seda, kas see haridus on välismaal omandatud haridus on erialane, seda teeme meie Haridus- ja Teadusministeeriumis. Teeme seda siis välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kaudu. Ja see on oluline just siis, kui haridus on omandatud peamiselt kas Euroopa Liidu liikmesriigis, majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi konföderatsioonis. Et meil on niisugune hea Euroopa siseturu infosüsteem ehk IMI, nii et kui näiteks on mõni isik, kes näiteks Hollandis on omandanud pedagoogilise hariduse ja soovib siis teada, et kas selle haridusega saaks töötada meil õpetajana, siis selle protsessi saab ta läbi teha. Maksab ta ainult nii palju, et riigilõiv tuleb tasuda, mis hetkel on 32 eurot, aga meie kodulehel jälle ilusti on see info olemas, et mis tuleb selleks esitada. Ja põhimõtteliselt meie siis küsimegi näiteks sellelt Hollandi asutuselt, et vot, et kas inimene selle haridusega saaks töötada Hollandis õpetajana, siis me tunnustame seda Hollandi pädeva asutuse otsust. Aga seda ei saa nüüd teha kolmandates riikides omandatud kvalifikatsiooni puhul, ehk näiteks sellesama Indias omandatud hariduse puhul. Eniknarik küll saab öelda, et jah, see on magistriharidus, aga kolmandate riikide puhul me ei saa öelda seda, et kas siis tegu on pedagoogilise haridusega või näiteks kas selle haridusega võiks töötada kolmandas kooliastmes inglise keele õpetajana. Ja see nüüd on näidis siis sellest kinnitusest, mis seda protsessi läbi tehes lõpuks taotele tagasi jõuab. Nii, liigume vapralt edasi. Teine komponent on meil kutse tasemehariduse juures ja õpetajakutset, mida me hakkasime siis välja andma pärast kutsesüsteemi jõustumist 2013. aasta lõpus. Et seda on võimalik omandada kahel viisil. Et kas pärast õpetajakoolituse õppekava läbimist just magistri tasemel või siis kutset andva organi käest, kes on siis meil Eesti Õpetajate Liit hetkel. Ja oluline tõesti on siin rõhutada seda, et need ametijärgud, mis anti enne kutsesüsteemi jõustumist, kahjuks enam ei kehti. Et kuna see süsteem oli ikkagi tol hetkel ka teistsugune ja see taotlemise protsess oli teistsugune, et kui juhuslikult oli seal omandatud näiteks õpetajametoodiku järgi, et siis need olid tähtajalised, nende kehtivus veel lõpuni kehtis ära ja seejärel enam neid kuidagi ei pikendatud ega ka konverteeritud ümber kutsesüsteemi. Aga nende kaasuste puhul tuleb meil appi rakendussäte, millest ma räägin õige pea. Aga õpetajakutse siis tõesti pärast 2013. aastat oluline kvalifikatsiooninõuetes on ja kahel viisil teda omandada saab. Siin ma korraks näitan sealt samast kutsestandardist välja võetud niisugust infotabelit,
Teil kõigil on võimalik see õpetaja tasemete võrdlev tabel lahti võtta sealtsamast kutsestandardite juurest ja siin on nüüd lihtsalt näha, et mis on need erinevad nõuded kutse taotlemisel ja lisaks on seal ka välja toodud, et mis on nende erinevate kutsetasemete siis sisuline erisus kompetentside mõttes. aga olulisem on võib-olla see, et see baas, mida me nõuame, vähemalt on siis see õpetaja tase 7 kutse ja kui see on omandatud ülikoolist või siis antud seal magistriõppekava lõpetamisel kaasa, on see kirja olemas nii akadeemilisel õiendil kui ka EHISes isikukaardil, et üldiselt kas siis kooli juhil või kellele see on koolist delegeeritud, see EHISe täitmine, et sealt isikukaardil on see info ka nähtav. ja teine koht, kus seda näeb, et see on selles mõttes avalik info, on sama Kutsekoja veebileht, kus me korra juba käisime standardit vaatamas. siin on niisugune koht ka nagu väljastatud kutsed ja siia siis saab kas tunnistuse numbri isiku ees ja perekonnanime järgi otsida ka kutseid ja siin nad siis kajastuvad, kui nad on siis isikule antud. vahet ei ole, kas siis õpetajate liidult või on omandatud läbi selle õpetajakoolituse, aga siin see info ka ilusti kajastub. ja kutse andmise protsessi ma praegu väga ei süübi, see info kõik on õpetajad Eesti Õpetajate Liidu kodulehel olemas. et sellele ma praegu üleliia palju auru rohkem ei paneks. samamoodi ma ei räägi väga pikalt keeleoskusest. lihtsustatult võib öelda seda, et nüüdseks juba lõviosa juhtudel me ootame ikkagi õpetajalt C1 taset. on mõned erandid, näiteks võõrkeeleõpetajad, kel on see B2 või siis on ka näiteks veel alushariduses mõned ülemineku tähtajad, seal 26. aasta ikka august oli see. aga et see info on ka kõik siin üsna lohiseva nimega määruses. Õnneks määrus ise oma struktuurilt nii lohisev ei ole, et siin ilusti on need keeleoskuse nõuded tasemete kaupa toodud, siin on teisi ameteid ka, lisaks õpetajatele, aga need õpetajad on siin ilusti nii B2 puhul kui ka C1 puhul välja toodud. ja need, kes näiteks kas põhikooli ja gümnaasiumiseadust või mõnda määrust Riigi Teatajas käivad vaatamas, et siis niisugune väike lihtsalt nõks, et alati siin paremal tasub klikata sellel nupul, et hetkel kehtiv, et saaks kõige värskema või hetkel kehtiva siis määruse või seaduse endal silme ette, sest et neid on ka mõnikord vajadus muuta. nii. aga kuna aeg tormab armutult, siis läheks ehk seal natukene lõbusama osa juurde, kindlasti nüansirohkema osa juurde. ja see on siis see, kui näiteks see tasemeharidus on omandatud enne seda 2013. aastat, siis tasub kohe minna põhikooli ja gümnaasiumiseaduse rakendussätte juurde, mis on põhikooli ja gümnaasiumiseadus paragrahv 99. ja siin panen teile silme ette selle esimese lõigu, mis sealt selle kõige tähtsam osa moodustab. ta seal nii-öelda Riigi Teatajas õnneks või kahjuks nii värviline ei ole, et ma tegin selle valiku seetõttu, et me oleme see ühte lõiku tegelikult pannud kaks erinevat siis viisi, kuidas saab rakendussätte alusel kvalifikatsiooninõuetele vastavaks isikut lugeda ja see kolmas allajoonitud osa puudutab nüüd mõlemat esimest kahte viisi. et see puudutab siis seda, et mis hetkel on see õppekava kantud meie hariduse infosüsteemi. sellest ma tegelikult seda järgmist punkti alustangi, aga sisuliselt see rakendussätte eesmärk on see, et kui me oleme väga põhimõtteliselt muutnud kvalifikatsiooninõudeid, et siis ikkagi ei kaotaks täiesti väärtust varasemalt omandatud haridus, et inimesel ikkagi oleks võimalik ka pärast seda saada kvalifikatsiooninõuetele vastavaks, eks ole, töötada tähtajatu lepinguga, tegeleda vajadusel enese professionaalse arenguga. aga et see on see rakendussätte eesmärk ja sellepärast seal on ka neid nüansse, sest et nagu mainisin, meil on mingid põhimõttelised tärminid, kus me üsna
suurelt muutsime õpetaja kvalifikatsiooni puudutavat. aga siin korraks rõhutan jällegi seda, et kes peaks hindama nende rakendussätetele vastavust, on ikkagi tööandja ehk direktor. jällegi, meil on juhendid, meil on ministeeriumist hetkel Taavi Kreitsmann ehk mina, kes on alati valmis kaasa mõtlema, aga juhile me oleme selle otsustamisautonoomia andnud. siin samamoodi ma võtaksin selle esimese lõike pulkhaaval lahti ja seejärel räägiks põgusalt ka neljandast lõikest, mis on ka seal paragrahvis üks oluline koht. seesama viimane lause seal lõikes üks ehk siis selleks, et rakendussätte alusel kvalifikatsiooninõuetele vastata, tuleb vaadata ka õppekava registreerimise hetke infosüsteemi ja sellest lihtsalt sõltub see, et kas selle pedagoogilise kõrghariduse puhul piisab siis keskeri või rakendusharidusest või peaks see kindlasti olema magistrikraad. ja seda infot, et mis hetkel ta on EHIS-e kantud, seda näeb akadeemilisest õiendist, avalehelt kõige paremini. aga no lisaks mingi indikatsiooni annab ka EHIS-e kanne, et siin on ka üks näide, et kui me näeme, et selle õppekava lõpetamise kuupäev on 2001 aasta, noh, siis on selge, et ta pidi olema aga siis sinna hariduse infosüsteemi kantud enne 2002 aastat, nii et sel juhul me võime ka olla juba kindlad, et piisab ka rakenduskõrgharidusest, nagu me siin praegu näeme, et ei pea olema see magistrikraad, aga kui see EHIS-esse kandmise kuupäev on näiteks 28. august 2002, siis juba peaks olema ka magistrikraad, kui me soovime rakendussätte alusel inimese nõuetele vastavaks lugeda. see on see õppekava pool ja see nüüd puudutab siis mõlemat järgmist lõiget, mida ma natuke avan. ehk siis see nüüd on selle esimese lõike esimene lause, mida võib-olla peakski eeskätt vaatama, et kui isik on omandanud enne siis 2013. aasta 1. septembrit pedagoogilise keskeri või kõrghariduse, et siis me saame ta kvalifikatsiooninõuetele vastavaks lugeda. ja siin on oluline see, et käesoleva kalendriaasta alguses, kui me põhikooli gümnaasiumiseadust muutsime, siis me võtsime siit lausest ära selle enne 2013. aastat töötamise nõude. varasemalt oli siin ka see, et mitte ainult ei pidanud olema see haridus omandanud varem, vaid pidi olema inimene ka töötanud koolis varem. et kuna meil tekkisid seal sellised nukrad olukorrad, kus inimene väga põhjendatud juhtudel ei saanud kohe pärast õpingute lõpetamist tööle minna, läks see tärmin mööda ja siis tegelikult ta kvalifikatsiooninõuetele ei vastanudki, kuna ta polnud enne seda tärminit koolis töötanud. et siis me seda natukene muutsime. et siin on võib-olla see kõige keerulisem koht, et mis see pedagoogiline kõrgharidus on või kuidas seda hindama peaks. üks, millest lähtuda, on see, et meil on kõrgharidusstandardis ära toodud õppekavarühmad, õpetajakoolituse õppekavarühmad, mis kõik on kindlasti pedagoogilised haridused. mul on siin kasvatusteadus alla joonitud seetõttu, et see varasemalt ei läinud pedagoogilise hariduse alla arvesse. aga need õppekavad me vaatasime ka uuesti üle nüüd sealsamal põhikooli gümnaasiumiseaduse muutmisel käesoleva aasta alguses. ja kuna seal ikkagi on üsna tugev sihuke pedagoogiline teoreetiline taust olemas ja õpetajakoolituse õppekavarühma kuulub, siis me selle otsusega tegime, et ka kasvatusteaduse õppekavad pedagoogilise hariduse arvesse lähevad. kui aga tegu ei ole õpetajakoolituse õppekavaga, näiteks siin on üks näide 1999. aastal omandanud rakenduskõrgharidusest, mis oli laste ja noorte huvijuhi erialal, kus oli pedagoogiline praktika nii koolis kui lasteaias sees. et siis sellesse peaks ka süvenema just seal akadeemilisel õiendi või hinnete lehel, et kas seal on need pedagoogilised praktikained olemas. ja kui nad on olemas, siis meil kindlasti on põhjust ka see haridus pedagoogiliseks hariduseks lugeda. siin kehtib kindlasti see, et kui ei ole ise kindel,
et siis oleme meie alati valmis nõustama ja kaasa mõtlema. aga see on üks sihuke põhimõtteline aluskoht, et kui ta on õpetajakoolituse õppekava, rühma õppekava, et siis ta kindlasti kategoriseerub ja kui see on juba pedagoogiline praktika olemas, siis ta kategoriseerub ka. Liigun edasi selle teise lause juurde sellest samast lõikes. ehk kui ta nüüd ei ole omandanud pedagoogilist kõrgharidust või keskkooliharidust enne selle tärminit, et kas siis juba tähendab, et ta kindlasti ei vasta? ei tähenda, et sel juhul tasub edasi lugeda ja vaadata seda teist lauset seal, kus on nüüd küll sees see enne kutsesüsteemi jõustumist töötamise nõue ehk isik peaks olema siis töötanud koolis enne 2013. aasta 1. septembrit. ta on omandanud kõrghariduse tema poolt õpetatavas aines ja omab ka pedagoogilisi kompetentse. Et siin nüüd võib-olla on kõige keerulisem küsimus see, et mis on see kõrgharidus tema poolt õpetatavas aines. et pedagoogilisi kompetentsi jällegi peaks hindama siis direktor, saab vaadata seal täienduskoolitusi, varasemat töökogemust ja lihtsalt, et see lõige, eks ole, lõpeb sellesama õppekava puudutava ääremärkusega, et selle ma tõin ka siin korraks veel ära, et mõlemal juhul vahet ei ole, kas on tegu pedagoogilise kõrghariduse või tema poolt õpetatavas aines kõrgharidusega. kui see on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi pärast kõrgharidusreformi ehk pärast 2002. aasta 1. juunit, ta peaks olema magistrikraad, et nõuetele vastata. kuid nagu ma mainisin, siis võib-olla see kõige keerulisem koht on just nagu see, et mis on see kõrgharidus isiku poolt õpetatavas aines ja kuidas seal selgust luua. siin jällegi pääseme sellest, et tuleb otsa vaadata dokumendile ja siin kindlasti ka akadeemilisele õiendile või hinnete lehele, et kuivõrd on siis seal õppekavas neid erialaseid aineid sees. et noh, näiteks muusikaõpetaja puhul, kui on viiuliõpetaja õppekava või näiteks dirigendi õppekava, et noh, siis selgelt saab selle erialaseks hariduseks lugeda, näiteks kunstiõpetaja puhul, kui see on graafik või skulptuur, et saab lugeda. et mõnedel juhtudel on see väga-väga selge, aga mõnedel juhtudel, näiteks nagu see geograafiaõpetaja puhul, noh, kes sooviks näiteks selle keskkonnakaitse magistriharidusega siis tulla õpetajana tööle, geograafiaõpetajana. oletame, et koolijuht on ka veendunud, et tal pedagoogilised kompetentsid on olemas, aga et siis kas see keskkonnakaitse õppekava on erialane õppekava, peaks vaatama akadeemilist õiendit ja kui ei ole seda kindlust koolijuhil, et siis meie ministeeriumi poolt oleme ka seal alati valmis nõustama. aga olen täiesti päri, et see võib olla kohati keeruline ja aastakümnete jooksul on antud kõrgharidust väga erinevatel õppekavadel. et seetõttu on siin täiesti arusaadav, kui mingitel juhtudel on vajadus konsulteerida. märkamatult on juba meil 35 minutit möödunud, et ei ole mul enam palju jäänud, mõned slaidid ja siis juba saame võib-olla ka arutelu tekitada või vaatan näiteks ka mõnda küsimust, mis on kommentaariumisse laekunud. korraks puudutan sedasama rakendussätte lõiget 4, mis nüüd ei ole enam enne 2013. aastat, ei puuduta seda enne aega, vaid pärast aega. et selle õpetaja kutsesüsteemi jõustumisel tekkis olukord, kus näiteks ülikoolil oli küll see kutse andmise õigus, näiteks õpetajakoolituse õppekaval, aga kõikidel õppekavadel veel seda ei olnud, et seda pidi taotlema ka igal õppekaval eraldi. ja siis võis juhtuda nii, et on mõni isik, kes tol ajal läbis õpetajakoolituse õppekava, aga ei saanud õpetajakutset, kuna lihtsalt ei olnud veel ülikoolil seda õigust seda kutset anda. ja selle tarbeks, et need inimesed siis ebaõiglaselt ei jääks kvalifikatsiooninõuetele vastavusest ilma, see lõige 4 sai ellu kutsutud. ja mis õppekavadest me seal räägime, et siis nende
õppekavade nimekiri on olemas vot siinsamas meie kodulehel, siin esimeses juhendis, see on see üldhariduskooli kvalifikatsiooninõuete hindamise juhend ja siin lõpus on lisana need õppekavad toodud, millega siis õpetajakutset veel ei kaasnenud, kuid mis ka ülikoolide hinnangul olid õpetajakoolituse õppekavad. Nii Tartu Ülikooli kui Tallinna Ülikooli puhul on nad siin olemas. Ja noh, kuna see lihtsalt oli väga kitsas ajaaken, mis seda muudatust puudutab, siis on ka siin täiesti arusaadav, et see võib tekitada mingil juhul kas küsimusi. Kuid selle lisamise eesmärk tõesti oli see, et need inimesed ei jääks kuidagi siis kvalifikatsioonile vastavust ilma. Ja noh, see periood on, ütleme, 2014 kuni 2016, millal see võis teatud õppekavadel nii olla, et õpe küll läbiti, kuid õpetajakutset ei väljastatud, kuna lihtsalt tol hetkel ei olnud veel kutse andmise õigust sel konkreetsel õppekaval. Ja võib-olla enne, kui ma lähen sinna hättajäämise juurde, mida siis teha, ma rõhutakski seda, et see õpetajakutse on ikkagi vajalik siis, kui isik on omandanud oma hariduse pärast seda kutsesüsteemi jõustumist. Et enne seda nende inimestele, kes on oma pedagoogilise hariduse omandanud varem, et nende jaoks ongi loodud see paragrahv 99 või rakendussäte, et nende varasemalt omandatud kvalifikatsioon ikkagi pädeks ka tänapäeval. Noh, kuigi kutse taotlemise kogu eesmärk on ju see, et õpetaja saaks peegeldust oma tööks vajalike kompetentside olemasolule ja saaks ka eneseanalüüsi oskust arendada. Et noh, mis tähendabki seda, et kui ka inimene on omandanud näiteks oma pedagoogilise hariduse kas 80-ndatel, 90-ndatel, on ennast vahepeal ka koolitanud, et tema võib sellegipoolest minna kutset taotlema. Võib-olla isegi olekski soovituslik sel juhul juba minna näiteks kas vanemõpetaja kutset taotlema või meisterõpetaja kutset taotlema, et siin me saame luua ka silla karjäärimudeli vahel, et vanemõpetaja karjääriastmele liikumiseks ongi ju kaks võimalust. Üks on see, et on omandatud vanemõpetaja Tare 7 kutse ja teine on siis selle kohaliku komisjoni kaudu või näiteks meisterõpetaja tasemel ongi praegu võimalik ainult liikuda läbi selle meisterõpetaja kutse omandamise. Aga et need, kes vastavad kvalifikatsiooninõuetele rakendussätte alusel ehk paragrahv 99 alusel, nemad ei pea ilmtingimata minema õpetajakutset taotlema. Ja siis ka muidugi see erisuse loomise moment, et karjäärimudelis antavad karjääriastmed ja kutsesüsteemis antavad siis õpetaja kutsetasemed on selles mõttes erinevad asjad, et karjäärimudel küll tugineb kutsesüsteemile, aga karjääriastme omistamise käigus ei omistata kutset. Seda saab ikkagi teha ainult kutseandja, kes on siis kas ülikool õpetajakoolituse õppekaval või Eesti Õpetajate Liit. Ja samamoodi ei omistata kutse andmise käigus karjääriastet, et nad on küll üksteisega selles mõttes seotud, aga ikkagi kaks erinevat protsessi, kaks erinevat süsteemi ja tõesti selle kutsesüsteemi eelis on see, et ta on meil seotud selle Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga, mistõttu, kui on omandatud kutse ja näiteks on mingi hetk soov minna välismaale tööle, siis on täiesti võimalik neid Eestis omandatud kutseid seal arvestada, sest et meil on ühine Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, millele see tugineb. Karjääriastme muidugi saab samamoodi võtta selle välisriigis tööandja juurde kaasa, aga seal sellist rahvusvahelist mõõdet ei ole. See on ikkagi mõeldud siseriiklikult selle õpetaja professionaalse arengutee kujundamiseks ja arendamiseks, kuid kutsesüsteemil on olemas ka see rahvusvaheline mõõde.
see käis siin ka juba läbi, aga tõesti, et kui tekib olukord, et ei tea, kuidas edasi liikuda, siis üks variant kindlasti on vaadata üle juba välja töötatud juhendid ja ka karjäärimudeli jaoks me oleme koostöös partneritega väga põhjaliku mudeli välja töötanud, kasutan ka või vabandust, juhendi, et kasutan ka võimalust, et seda korraks näidata, et siinsamas kodulehel Üldhariduse noored on siin koht kutsekvalifikatsioon ja on siin koht õpetajate karjäärimudel ja siin kohe paremal servas on ka see juhendmaterjal olemas, on ka korduma kippuvate küsimuste segment, kuhu me kindlasti võtame sisendit ka tänasest kommentaariumist. ma näen, et 31 sõnumit seal on, nii et arutelu seal käib. Ja see tänane sisend võib olla ka aineks, et näiteks kvalifikatsioonide puhul teha midagi analoogset. Et kui me näeme, et mingid küsimused kipuvad korduma, et saan kinnitada, et selle tänase sisendi, mis seal kommentaariumis ka on, võtame kindlasti kaasa. Ja piirkondlik koostöö siin võib-olla suureks abiks, et ehk on keegi kolleegidest analoogse murega juba rinda pistnud, et siis tasub ka neid praktikaid jagada ja mina siis ministeeriumi poole pealt olen samamoodi alati valmis nendel teemadel kaasa mõtlema, sest et on tõesti juhtumeid, mis on üsna keerukad, mitmetasandilised, eriti mis puudutavad neid kahte tärminit, 2022 aasta 1. juuni ehk kõrgharidusreform ja 2013 aasta 1. september. kui sa kuhugi joone tõmbad, siis kipub ikka juhtuma nii, et keegi võib jääda täpselt sinna joone kas peale, ühele või teisele poole, et ärge peljake nende küsimustega minu poole pöörduda, aga enne kindlasti kasutage neid õngesid, mis on ka teile siis välja jagatud või kokku pandud ja konsulteerige ka juhenditega.